Tere õhtust! Tõenäoliselt kujuneb tänane saade paljudele vaatajatele üsnagi erakordseks. Erakordseks selles mõttes, et meil on stuudios inimene, kel on isiklik kontakt maavälise mõistuse esindajatega. Õige pea Urmas selgitab, mil viisil on need kontaktid mõjutanud seda muusikat, mida ta kirjutab. Muusikat, mida kuulatakse maailma kõige erinevates piirkondades üha kasvava huviga. Astromuusik Urmas Sisask ja tema kõiksusele pühendatud looming. Teoloogiadoktor Arne Hiob teadlastest ja jumalast. Vastsündinud inimkeha moodustavad ühtekokku ligikaudu 50 triljonit rakku. 50 triljonit on 50 12 nulliga. Niisiis inimkeha, kui ta ilmale tuleb, koosneb 50 triljonist elusast rakust. Mida aga kujutab endast üks silmale nähtamatu rakk? Kohe näete ühe inimkeha raku sisemust suurendatuna 100 000 korda. Inimkeha iga rakk on uskumatult keerukas masinavärk. Sellest toimub ligikaudu 7000 keemilist protsessi sekundis. Igas rakus on 2000 ketti, mis koosnevad 20 aminohappest. Need ketid moodustavad kuulsa DNA, päriliku informatsiooni kandva spiraali. Kui kas või ühes ketis on aminohapete järjestuses mingisugune viga, siis mõjutab see negatiivselt kogu organismi talitlust, võivad tekkida pärilikud haigused ja nõnda edasi. Iga rakk töötab nagu ülikiire arvuti. Ta suudab seda teha tänu sisemisele ja välimisele informatsioonile. Tegelikult on iga rakk kosmilise arvutiga ühendatud tilluketerminal. Niiviisi olemegi juba ema ihus seotud kogu universumit ühendava kolossaalse mõistusega. Vastsündinud beebirakud pole tegelikult siiski päris uued. Nad koosnevad aatomitest, mis on universumis ringelnud juba miljardeid aastaid. Beebi teeb uueks tema sees toimetav nähtamatu kogu universumiga seotud mõistus. Mõnede teadlaste arvates võime jaotada mateeria 3. On olemas nii-öelda tavaline mateeria. Metallid, mineraalid, vedelikud ja nõnda edasi. On olemas biomateeria. Tavalisele mateeriale lisandub nüüd midagi uut ja tekivad taimed, loomad, inimesed ja nõnda edasi. On olemas võimalus, et eksisteerib ka mõtlev mateeria. See on iseseisev, lõpmatu ja haarab kõike olemasolevat. Mõtleva mateeria üheks väljendusvormiks on ka ürgheli, mis kõiki olemasolevat koos hoiab. Astromuusik Urmas Sisask alustas universumi helide uurimist 1980. aastate teises pooles. Mina just tegelesingi omal ajal aastal 88 igasuguste planeetide ja komeetide, samuti kõik, mis tiirutab, mis tiirleb, pöörleb, teisendasin helivõnke sagedusteks ja leidsin omale kindlad helikõrgused. Ja ükskõik on see universum 13,7 või 13 või nii palju, kui on, eks ole, see heli on ikka üks. Ja põhimõtteliselt Jaan Einasto nimetab seda ka universumi pasunaks. Siit me räägime, ütleme, mustast energiast või tumedast ainest, kogu tumedast energiast, foonkiirgusest, et see on Raynaudi universum. See ongi see, tema vanusest tingitumad, tema raadiusest tingitumad, universum paisub, pidevalt heli läheb järjest madalamaks, praegu on ta Raynaudil,
kui ma nüüd ei valeta, siis 65 oktavit suurest oktavist allapoole. Vot sellise rehkenduse tegin 10. logaritsüsteemi kaudu. Uskumatu, nii et tuleb välja, ürgheli ongi olemas. On, see on siililegi selge. Sest ilma selle ürgherita ei saagi universum koos püsidagi ju. Sest see on olemas ka see gravitatsioonijõud ja igast elektromagnetijõud ja nii edasi. Aga tegelikult universum ilma muusikata ei olekski universum. Universum ei püsiks koos. Universum ongi muusikat täis. Vähe sellest, see on niivõrd kaunis muusika, et ma sellepärast ei suutnud loobuda selle valdkonna heliteoste kirjutamisest. Missugusest heliteosest sa alustasid, missugusest niisugusest universumit kajastavast helipildist või kujutlusest sa alustasid? Ja millal see oli? Ma alustasin 1988 kõigepealt planeetide muusikast. Siis oli Pluto ka planeet, nüüd ta visati planeedistikust välja, tühi-tähi. Tema ikka tiirutab toodi estnoodi ümber päikese rõõmsalt edasi. Ja siis hakkasin Gloria Patrit kirjutama, need 24 vaimulikku laulu, mida terve maakera laulab. Ja siis sealt esimene missa juba tuli, mis ongi möödud planeetide süsteemile. Aga siis ma vaatasin, et planeedid pole ainsad taevakehad, mis heli tekitavad, et on ka linnutee. Siis ma arvutasin linnutee keskjoonest kuni selle tumeda või varjatud massini välja. Võtsin tema linnutee skaala mustast august, mille keskel on ja leidsin musta augu pöörlemisperioodist saadud muusika ja nii sündis sonaat Linnutee. Siis ma vaatasin, et Andromeda on umbes sarnane, siis kirjutasin Andromedas sonaali ja siis lõpuks vaatasin, et klaverid ja klaverimängijad tuleb järjest rohkem ja rohkem juurde. Siis ma võtsin abiks juba spiraalsed ja spiraalsed galaktikad, mis on võib-olla meile kõige ehk niisugused müstilisemad või ütleme suurejoonelised ja väga tuntavad, siis nendest ma tegin spiraalide sümfoonia. Siis ma vaatasin, et aga näed, siin tuli 4 meest veel juurde. Ühesõnaga, siis oli mul 4 klaverit ja siis oli iga klaveri taga 2 mängijat, nii et 80 sõrmele sai siis lõpuks kirjutada ka universumi heli või universumi häälede, selline sümfoonia. Ja see oli ka täpselt niimoodi ajastatud, kogu selle suurest paugust hakkab peale suure klastriga ja siis sealt hakkab tulema see re-noodi niisugune akordselt kuskilt, sest universum ju paisus tohutu kiirusega. Alguses jah, kohe algusest hakkasid tekkima tähed, galaktikad ja kõik niisugused asjad ja nüüd ta paisub järjest kiirenevalt, aga sees mõttes, siis ma hakkasin arvutama selle universumi musta aukude ja kõige nende kosmiliste galaktikate omavaheliste pöörlemistega ja pöörlemisperioodidega ja nii siis sündisid universumi hääled, mis siis on olnud ka väga paljudes maades esitatud, päris huvitavate kollektiividega, ise mängisin Saamani trummi veel, sest ma olen veidi natuke šamaan ka. Ja siis muidugi sellest isegi jäi veel väheks, sest siis ma hakkasin järjest kirjutama neid galaktilisi asju ja niimoodi see asi jätkub.
absoluutselt kindel, et 21. sajandi füüsika hakkab rääkima siuksest asjast nagu nulltranspordist. See tähendab seda, et noh, ma ei hakka tervet see kera, mis meil siin on, see korpus, et see gravitatsiooniluba, seda kuskile läkitada. Seda kuskile läkitada, kuigi mõned väidavad, on seda ka läkitatud. Aga see mentaal ja see teadvus, hing või vaim või ükskõik, kuidas me nimetame. Täpselt niimoodi, hing või vaim ja siis seal võid uuesti taas kehastuda selliseks ja siis näed, et seal on samasugused inimesed nagu meil. Nad joovad samamoodi vett, nad panevad pidu, nad käivad saunas. Loodus on samasugune. Kas sinu isiklikud muljed on olnud sellised? Ma olen kontaktne, ma ei kirjuta tegelikult maist muusikat. Ma kirjutan kõike seda, mis mulle just kuskil see plejaadide tagant antakse, Euroopa tähe tagant. No plejaadid ise on alles veel noored kuked, kuidas öeldakse, et need pole tänapäevalgi valmis saanud. Aga seal taga, kui kaugel seda ma täpselt ei tea, aga 45 valgusaastat, see ei ole üldse mingi kaugus ju. Aga kosmoselaevaga muidugi ei tule siia. Ja siis on... Ja selle järgi pole ka vajadust. Saab hoopis teisiti. Saabki hoopis teisiti. Mis ma raha pean raiskama siukest asjad? Ma saan ilma rahata ära käia seal. Ja ma saan selle vajaliku info kätte. Ja tõepoolest seal on olemas siuke planeet nagu näiteks Huiti, kellega ma suhtlen nende olenditega ja seal on ka samamoodi. Päike on natuke suurem, natukene kollakam või tummisem kollakam või oranž-kollane, ütleme niimoodi, hästi mahe loodus. Siis on seal ka kuu on peaaegu 2 korda suurem kui maakuu. Ja seal on veel... Ühesõnaga planeedi kaaslane. Ja siis ma sain seda niimoodi kosmoses leviteerides näha, et selle planeedi ümber tiirutab veel 2 kuud. Ja need on siis niisugused Marsi tüüpi planeedid, Deimos, Phobos, aga natuke suuremad, sest nendel ei ole niisugust kerakuju. Aga see on päris vahva ja sealt ma saan, antakse mulle terminit, tähendab igasuguste mõttetarkust, nagu näiteks Pennantramon, mis huitilastele tähendab, ütleme nii, enam läheb ligipääs kaudses tähenduses, õppime elus elama. See on terve suur filosoofia, õppime universumit elust tundma ja me ei saa iial seda tundma ja kui me saame seda tunda, siis ilmselt meil pole enam vaja. Uudishimu ütles üks astronoomid, mul see nimi just praegu läks meelest ära, ütles, et inimene ongi siia ilma sündinud sellest, et on uudishimu. Ta tahab teada saada. Et ta on uudishimulik, tahab uurida, avastada midagi, mida ta veel ei tea. Ja kui seda uudishimu ei oleks, siis ei ole mõtet lihtsalt niisama eksisteerida. Või üldse olemas olla, jah, et inimene tahab alati areneda ja inimene, seal on muidugi ka inimesed. Kas nad on inimesed, meie sarnased või? Täiesti meie sarnased inimesed. Seal on eluks võimalikud tingimused olemas, soo ja kõik on niimoodi ja tähis taevas, muidu hoopis teised, seal ei ole niisugust tähtkuulust. Me oleme väga noor tsivilisatsioon. Kas nemad on meist vanemad? Seda ma ei tea veel praegu, aga mida väga noor me ikkagi oleme. Ikkagi ju me räägime miljonitest aastatest ju. Astromuusik Urmas Sisaski äsja kuuldud kirjeldus tõstatab taaskord küsimuse. Mida teha juhtumitega, mida kõikide reeglite kohaselt ei tohiks olla, kuid mis sellegi poolest on olemas? Mida niisuguste juhtumitega peale hakata? Suur osa teadlasi väidab tänase päevani, et pole siin olemas mingeid maaväliseid tsivilisatsioone ega ufosid. Ent ometi inimesed näevad ja kirjeldavad neid maakera kõige erinevamates piirkondades. Taevast tulnud lennumasinaid on nähtud ja kirjeldatud India ja Hiina vanades käsikirjades,
sadadel lehekülgedel. Silmaga nähtavaid ja käega katsutavaid tõendeid leidub Kesk-Ameerikas ja mitmel pool mujal megaliitehitiste ja kaljujooniste näol. Muidugi me võime sulgeda silmad segadust tekitavate tõsiasjade ees ja teha näo, et neid polegi olemas ja loodame, et võib-olla jätavad need meid siis rahule. Nii võis suhteliselt edukalt mõelda ja käituda internetieelsel ajastul. Õnneks on tänaseks juba suur osa tõest välja murnud kinniste uste taga asuvatest salajastest arhiividest ja see protsess jätkub. Internetiavarused pakuvad oma peaga mõtlevane inimesele hulgaliselt mõtlemisainet ka seoses maaväliste tsivilisatsioonidega läbi aegade. Tundub, et just see asjaolu on ka üheks põhjuseks, et eestlaste ufousk näib muutuvat üha tugevamaks ja tugevamaks. 2014 Tartu Ülikooli usuteaduskonna initsiatiivil viidi läbi uurimus, milles selgus, et 39% Eestimaal elavaid eestlasi usuvad ufodesse, maaväliste tsivilisatsioonide olemasolusse. Minu jaoks on see protsent üllatavalt suur. Kui minu käest oleks keegi küsinud, ma oleks pakkunud võib-olla 10-15, midagi niisugust. Kuidas te sellist väga kõrget protsenti seletate? Kas see tuleb kusagilt sügavalt eestlaste muistsest mütoloogiast, kus vägagi palju mainitakse kontakte maaväliste olenditega või kuidas te seda seletaksite? No, andku mulle materialistid andeks, püüaks mitte solvata, aga mõnes mõttes materialist on, vabandust väljenduse eest, poolearuline inimene. Ma ei mõtle seda üldse halvasti, vaid kui me eeldame, et on olemas mateeria ja vaim, vähemalt nii, nagu me kirjeldame, ja inimene nagu vaimset poolt ei tunnista, tahab mateeriat võtta, siis teate pool välja. Ta võib olla geniaalne, aga ta tegeleb poolega tegelikkusest. Jutt on piltlik, eks ole. Ja inimest ei saa sundida materialistiks, see on kunstlikult õpetatud. Materialism ja ateism on meile kunstlikult õpetatud. Inimesel on olemas loomulik aimdust milleski kõrgemast. See on läbi sajandite kõik kristlikud kirikuisad. Piiblis juudid on sellest rääkinud, mujal usundites on kindlasti sellest kõneldud. Ja tähendab, aimdus kõrgemast on olemas, seda ei saa välja. Ja kuidas tahes see ka tuleb, on need inimesed minu arvates järele mõelnud ja on kuulnud sõnumeid ufodest. Võib-olla mõni on ise näinud midagi sellist ja sellepärast nad vastavad ligi 40%, et usuvad ufodesse. No mina näiteks olen näinud koos oma õega kunagi, tulime, sest on 40 aastat tagasi Türilt ma olen pärit, tulime sealt mäest alla ja õde ütleb, et näe, mis üks täht teeb niimoodi taevas. Ei teadnud ma siis ega tea praegu, et ükski lennuk nii lendaks või helikopter niimoodi. Siksakid. Jah, et kuna ta oli tundmatu lendav objekt, siis ta seda oli, mis ta täpselt oli, ma ei tea. Aga et taevaga seoses on mitmesuguseid nägemisi inimestel. Kui nüüd vaadata veel YouTube'ist järele, siis seal on väga palju neid mitmesuguseid videoid, mida saab vaadata, nii et inimesed, ma arvan, et mõtlevad. No mis mõtet on inimese elul, kui ta sünnib, elab siin, alla 100 aasta enamasti elab, eks ole. Ja siis ta muud ei tee, kui sööb, sigib, võib-olla mingi tegevuse veel võtab lisaks, ega mõtlegi üldse sellele, miks ma elan, kust ma tulen, kuhu ma lähen. Miks ma siin olen? Jah, inimene hakkab mõtlema mingil hetkel ja siis tulevad need asjad mängu. Ja ma arvan, et kui inimene tõepoolest nii mõtlema hakkab, siis see inimene muutub ka paremaks ja sisukamaks ja saab aru ka võib-olla paljude teiste inimeste ja rahvaste probleemidest. Ma meenutan siin juures lugupeetud Eesti astronoomi meie saadetes korduvalt esinenud, nii-öelda ülekantud tähenduses esinenud, teda kehastas minu hea kolleeg Härmo Saarm, astronoom Ernst Öpikut, kes oma teostes on selgelt
öelnud välja selle, mida teie praegu nagu rõhutasite. Ja kuna tegemist oli inimesega, kes oli suurepärane matemaatik ja rahvusvaheliselt väga kõrgelt hinnatud astronoom, tema teadustööd elavad veel kaua ja olid omal ajal väga avastuslikud ja julged, siis ta ütleb põhimõtteliselt paljudes oma filosoofilistes käsikirjades just seda sama, mida te rõhutasite, et mateeria on asja üks pool. Teine pool on vaim, hing ja nii edasi ja ta omistas selle vaimu või hinge olemasolu ka universumile. Universum on tema käsitluses mõtlev nähtus, mõtlev organism või ma ei tea, kuidas seda nimetada. Selle mõtteni jõudis ka Edgar Mitchell, kes ligi 9 tundi kuu peal ringi jalutas. Nii et teie sõnastuses see, et inimesel on nagu sisemine kalduvus, ütleme, selliste asjade üle ühelt poolt mõelda, aga teiselt poolt ka püüd kindlasti aru saada nii-öelda olemasoleva kahest poolest, nii mateeriasest kui vaimsest poolest on olemas. Ja muidugi ja siis on veel selline väljend olemas, et loodusteadlased jõuavad lõpuks sinna, kus teoloogid ees ootavad. See ei ole mitte teoloogide upitamine, vaid vastupidine loodusteadlaste kiitmine. Et nad ükskord avastavad võib-olla selle, mida siis ette on aimatud teoloogide poolt. Sest igatahes läbi aegade on ikkagi Jumalat ka niimoodi kirjeldanud kõik suuremad teoloogid. Võtame Martin Lutherid või Aquino Toomased või ikka kirjeldus. Jumal on mingi nähtamatu lähedal olev lõpmatu igavene midagi taolist. Teoloogiadoktor Aarne Hiobi seisukohad langevad üsna hästi kokku sellega, mida ütlesime saate algul. Mõnede teadlaste arvates on mateerial koguni 3 olemise vormi. Tavaline mateeria, biomateeria ja mõtlev mateeria. Ja see 3. mõtlev mateeria on iseseisev, lõpmatu ja haarab kõike olemasolevat. Läbi aegade on arvatavasti just seda mõtlevat mateeriat nimetatud ka Jumalaks. Üheks mõtleva mateeria väljendusvormiks on ka ürgheli. Sul praegu meeles mõlgub, missugune muusika, missugusest universumi osast või planeetidega seoses on praegu tekkimas? Nii, see on hea küsimus, aga selle päris 2 sõnaga vastata ei saa. Mul on väga tähtis missioon praegu antud. See on niimoodi, et katta ära kogu tähis taevas muusikaga. See on niimoodi klaveriga ja oligi kõige esimene tsükkel 22 tähtkuju pluss see sama Pleiadid. Võib-olla sellepärast tuli see, ma olin siis juba tudeng. Siis ma kirjutasin Põhjataevas klaverile, siis käisin Austraalias, vaja Lõunataevas kirjutada, siis võtsin need galaktilise fantaasia, söökott lisaks veel ja nii edasi. Lõunataeva tsükkel 22 tähtkuju, tähistaevas on 88 tähtkuju, täpselt nagu klaveril lahve. Ja nüüd siis Soomes olles
pikka aega pidasin nagu selle tsükli mõttes, siis langesin uuesti tsüklisse heas mõttes ja kirjutasin siis edelad või ekvatoriaaltaeva. Ekvatoriaaltaevas seal siis oligi see, et see Kuiti-Huiti muusika on ka päris oli seal kirjas ja siis sinna juurdegi sonaadi ehk teekond linnude südamesse. Ja nüüd on juba oodatakse minult Eesti rahvataevas sünnis veel enne veel, see oli veel ka veel. Ja nüüd siis 5. osa ehk siis viimane 22 tähtku on põhjapolaartaevas. See ongi see, mis praegu mõlgub meeles. Siis on, kui see töö tehtud on, siis on kogu taevalaatus on muusikaga kaetud ja kogu sfäär. Ta on ennast nimetanud ka mitte niivõrd heliloojaks, kuivõrd vahendajaks. Ja, just. Mida ta selle all täpsemalt mõtleb, sinu arvates? Ma mäletan, mitte arvates, vaid ma arvan, et ma tean, sest ta on nagu avanud oma südant ja vestelnud selle teemal, et me oleme astronoomide või amatöörastronoomide kokkutulekul olnud ja et tema UFO-vaatlus ja Siiri UFO-vaatlused on ikkagi märgist sellest, et nad on näinud maailma ja meid ümbritsevat taevalautust natukene teise nurga all. Lisaks on Urmasel selliseid, nagu ta ise nimetab, mentaalseid, spirituaalseid, hingelisi kokkupuuteid erinevate failidega, mõttepiltide, mõttetasanditega, olenditega. Ta räägib ka oma visiitplaneetidest ja siirdest mentaalselt maailmaruumi või infovälja sügavustesse. Et Urmase fenomen alles avaneb tõenäoliselt järgnevale põlvkonnale. Et eelnev põlvkond saab tast natukene raskepäraselt aru, kui saab. Tänan, Igor, sind stuudiosse tulemast ja teile, lugupeetud televaatajad, tahaksin öelda seda, et me enam-vähem kujutame ette, missugused helid olid need, mis võimaldasid meil jõuda Eestis taas iseseisvamiseni, aga võib-olla tasub uurida ka seda, missugused helid või missugused heliteosed olid need, mis aitasid meil aastal 1918 jõuda esimese Eesti Vabariigini. Aga jäägu see nüüd nii teile kui meile koduseks tööks, ülesandeks ja võib-olla oskame selle kohta juba midagi öelda järgmises saates kõigest 2 nädala pärast. Aitäh kuulamast, vaatamast, kõike head! Aminohappest. Need ketid moodustavad kuulsa DNA, päriliku informatsiooni kandva spiraali. Kui kas või ühes ketis on aminohapete järjestuses mingisugune viga, siis mõjutab see negatiivselt kogu organismi talitlust, võivad tekkida pärilikud haigused ja nõnda edasi. Iga rakk töötab nagu ülikiire arvuti. Ta suudab seda teha tänu sisemisele ja välimisele informatsioonile. Tegelikult on iga rakk kosmilise arvutiga ühendatud tilluketerminal. Niiviisi olemegi juba ema ihus seotud kogu universumit ühendava kolossaalse mõistusega. Vastsündinud beebirakud pole tegelikult siiski päris uued. Nad koosnevad aatomitest, mis on universumis ringelnud juba miljardeid aastaid. Beebi teeb uueks tema sees toimetav nähtamatu kogu universumiga seotud mõistus.
Mõnede teadlaste arvates võime jaotada mateeria 3. On olemas nii-öelda tavaline mateeria. Metallid, mineraalid, vedelikud ja nõnda edasi. On olemas biomateeria. Tavalisele mateeriale lisandub nüüd midagi uut ja tekivad taimed, loomad, inimesed ja nõnda edasi. On olemas võimalus, et eksisteerib ka mõtlev mateeria. See on iseseisev, lõpmatu ja haarab kõike olemasolevat. Mõtleva mateeria üheks väljendusvormiks on ka ürgheli, mis kõiki olemasolevat koos hoiab. Astromuusik Urmas Sisask alustas universumi helide uurimist 1980. aastate teises pooles. Mina just tegelesingi omal ajal aastal 88 igasuguste planeetide ja komeetide, samuti kõik, mis tiirutab, mis tiirleb, pöörleb, teisendasin helivõnke sagedusteks ja leidsin omale kindlad helikõrgused. Ja ükskõik on see universum 13,7 või 13 või nii palju kui on, eks ole, see heli on ikka üks. Ja põhimõtteliselt Jaan Einasto nimetab seda ka universumi pasunaks. Siit me räägime, ütleme, mustast energiast või tumedast ainest, kogu tumedast energiast, foonkiirgusest, et see on Raynaudi universum. See ongi see, tema vanusest tingitumad, tema raadiusest tingitumad, universum paisub, pidevalt heli läheb järjest madalamaks, praegu on ta Raynaudil, kui ma nüüd ei valeta, siis 65 oktavit suurest oktavist allapoole. Võt sellise rehken... Tõepoolest nii mõtlema hakkab, siis see inimene muutub ka paremaks ja sisukamaks ja saab aru ka võib-olla paljude teiste inimeste ja rahvaste probleemidest. Ma meenutan siin juures lugupeetud Eesti astronoomi meie saadetes korduvalt esinenud, nii-öelda ülekantud tähenduses esinenud, teda kehastas minu hea kolleeg Härmo Saarm, astronoom Ernst Öpikut, kes oma teostes on selgelt öelnud välja selle, mida teie praegu nagu rõhutasite. Ja kuna tegemist oli inimesega, kes oli suurepärane matemaatik ja rahvusvaheliselt väga kõrgelt hinnatud astronoom, tema teadustööd elavad veel kaua ja olid omal ajal väga avastuslikud ja julged, siis ta ütleb põhimõtteliselt paljudes oma filosoofilistes käsikirjades just seda sama, mida te rõhutasite, et mateeria on asja üks pool. Teine pool on vaim, hing ja nii edasi ja ta omistas selle vaimu või hinge olemasolu ka universumile. Universum on tema käsitluses mõtlev nähtus, mõtlev organism või ma ei tea, kuidas seda nimetada. Selle mõtteni jõudis ka Edgar Mitchell, kes ligi 9 tundi kuu peal ringi jalutas. Nii et teie sõnastuses see, et inimesel on nagu sisemine kalduvus, ütleme, selliste asjade üle ühelt poolt mõelda, aga teiselt poolt ka püüd kindlasti aru saada nii-öelda olemasoleva kahest poolest, nii mateeriasest kui vaimsest poolest on olemas. Ja muidugi ja siis on veel selline väljend olemas, et loodusteadlased jõuavad lõpuks sinna, kus teoloogid ees ootavad. See ei ole mitte teoloogide upitamine, vaid vastupidine loodusteadlaste kiitmine. Et nad ükskord avastavad võib-olla selle, mida siis ette on aimatud teoloogide poolt. Sest igatahes läbi aegade on ikkagi Jumalat ka niimoodi kirjeldanud kõik suuremad teoloogid. Võtame Martin Lutherid või Aquino Toomased või ikka kirjeldus. Jumal on mingi nähtamatu lähedal olev lõpmatu igavene midagi taolist. Teoloogia doktor Aarne Hiobi seisukohad langevad üsna hästi kokku sellega, mida erinevates piirkondades üha kasvava huviga.
astromuusik Urmas Sisask ja tema kõiksusele pühendatud looming. Teoloogiadoktor Arne Hiob teadlastest ja jumalast. Vastsündinud inimkeha moodustavad ühtekokku ligikaudu 50 triljonit rakku. 50 triljonit on 50 12 nulliga. Niisiis inimkeha, kui ta ilmale tuleb, koosneb 50 triljonist elusast rakust. Mida aga kujutab endast üks silmale nähtamatu rakk? Kohe näete ühe inimkeha raku sisemust suurendatuna 100 000 korda. Inimkeha iga rakk on uskumatult keerukas masinavärk. Sellest toimub ligikaudu 7000 keemilist protsessi sekundis. Igas rakus on 2000 ketti, mis koosnevad 20 aminohappest. Need ketid moodustavad kuulsa DNA, päriliku informatsiooni kandva spiraali. Kui kas või ühes ketis on aminohapete järjestuses mingisugune viga, siis mõjutab see negatiivselt kogu organismi talitlust, võivad tekkida pärilikud haigused ja nõnda edasi. Iga rakk töötab nagu ülikiire arvuti. Ta suudab seda teha tänu sisemisele ja välimisele informatsioonile. Tegelikult on iga rakk kosmilise arvutiga ühendatud tilluketerminal. Niiviisi olemegi juba ema ihus seotud kogu universumit ühendava kolossaalse mõistusega. Vastsündinud beebirakud pole tegelikult siiski päris uued. Nad koosnevad aatomitest, mis on universumis ringelnud juba miljardeid aastaid. Beebi teeb uueks tema sees toimetav nähtamatu kogu universumiga seotud mõistus. Mõnede teadlaste arvates võime jaotada mateeria 3. On olemas nii-öelda tavaline mateeria. Metallid, mineraalid, vedelikud ja nõnda edasi. On olemas biomateeria. Tavalisele mateeriale lisandub nüüd midagi uut ja tekivad taimed, loomad, inimesed ja nõnda edasi. Inimkeha iga rakk on uskumatult keerukas masinavärk. Sellest toimub ligikaudu 7000 keemilist protsessi sekundis. Igas rakus on 2000 ketti, mis koosnevad 20 aminohappest. Need ketid moodustavad kuulsa DNA, päriliku informatsiooni kandva spiraali. Kui kas või ühes ketis on aminohapete järjestuses mingisugune viga, siis mõjutab see negatiivselt kogu organismi talitlust, võivad tekkida pärilikud haigused ja nõnda edasi. Iga rakk töötab nagu ülikiire arvuti. Ta suudab seda teha tänu sisemisele ja välimisele informatsioonile. Tegelikult on iga rakk kosmilise arvutiga ühendatud tilluketerminal. Niiviisi olemegi juba ema ihus seotud kogu universumit ühendava kolossaalse mõistusega. Vastsündinud beebirakud pole tegelikult siiski päris uued. Nad koosnevad aatomitest, mis on universumis ringelnud juba miljardeid aastaid. Beebi teeb uueks tema sees toimetav nähtamatu kogu universumiga seotud mõistus. Mõnede teadlaste arvates võime jaotada mateeria 3. On olemas nii-öelda tavaline mateeria. Metallid, mineraalid, vedelikud ja nõnda edasi. On olemas biomateeria. Tavalisele mateeriale lisandub nüüd midagi uut ja tekivad taimed, loomad, inimesed ja nõnda edasi. On olemas võimalus, et eksisteerib ka mõtlev mateeria. See on iseseisev, lõpmatu ja haarab kõike olemasolevat. Mõtleva mateeria üheks väljendusvormiks on ka ürgheli,
mis kõiki olemasolevat koos hoiab. Astromuusik Urmas Sisask alustas universumi helide uurimist 1980. aastate teises pooles. Mina just tegelesingi omal ajal aastal 88 igasuguste planeetide ja komeetide, samuti kõik, mis tiirutab, mis tiirleb, pöörleb, teisendasin helivõnke sagedusteks ja leidsin omale kindlad helikõrgused. Ja ükskõik on see universum 13,7 või 13 või nii palju kui on, eks ole, see heli on ikka üks. Ja põhimõtteliselt Jaan Einasto nimetab seda ka universumi pasunaks. Siit me räägime, ütleme, mustast energiast või tumedast ainest, jah. Tumedast ainest, kogu tumedast. Teda kehastas minu hea kolleeg Härmo Saarm, astronoom Ernst Öpikut, kes oma teostes on selgelt öelnud välja selle, mida teie praegu nagu rõhutasite. Ja kuna tegemist oli inimesega, kes oli suurepärane matemaatik ja rahvusvaheliselt väga kõrgelt hinnatud astronoom, tema teadustööd elavad veel kaua ja olid omal ajal väga avastuslikud ja julged, siis ta ütleb põhimõtteliselt paljudes oma filosoofilistes käsikirjades just seda sama, mida te rõhutasite, et mateeria on asja üks pool. Teine pool on vaim, hing ja nii edasi ja ta omistas selle vaimu või hinge olemasolu ka universumile. Universum on tema käsitluses mõtlev nähtus, mõtlev organism või ma ei tea, kuidas seda nimetada. Selle mõtteni jõudis ka Edgar Mitchell, kes ligi 9 tundi kuu peal ringi jalutas. Nii et teie sõnastuses see, et inimesel on nagu sisemine kalduvus, ütleme, selliste asjade üle ühelt poolt mõelda, aga teiselt poolt ka püüd kindlasti aru saada nii-öelda olemasoleva kahest poolest, nii mateeriasest kui vaimsest poolest on olemas. Ja muidugi ja siis on veel selline väljend olemas, et loodusteadlased jõuavad lõpuks sinna, kus teoloogid ees ootavad. See ei ole mitte teoloogide upitamine, vaid vastupidine loodusteadlaste kiitmine. Et nad ükskord avastavad võib-olla selle, mida siis ette on aimatud teoloogide poolt. Sest igatahes läbi aegade on ikkagi Jumalat ka niimoodi kirjeldanud kõik suuremad teoloogid. Võtame Martin Lutherid või Aquino Toomased või ikka kirjeldus. Jumal on mingi nähtamatu lähedal olev lõpmatu igavene midagi taolist. Teoloogia doktor Aarne Hiobi seisukohad langevad üsna hästi kokku sellega, mida ütlesime saate algul. Mõnede teadlaste arvates on mateerial koguni 3 olemise vormi. Tavaline mateeria, biomateeria ja mõtlev mateeria. Ja see 3. mõtlev mateeria on iseseisev, lõpmatu ja haarab kõike olemasolevat. Universumi osast või planeetidega seoses on praegu tekkimas? Nii, see on hea küsimus. Aga selle päris 2 sõnaga vastata ei saa. Mul on väga tähtis missioon praegu antud. See on niimoodi, et katta ära kogu tähis taevas muusikaga. See on niimoodi klaveriga ja oligi kõige esimene tsükkel 22 tähtkuju pluss see sama Pleiadid. Võib-olla sellepärast tuli see, ma olin siis juba tudeng. Siis ma kirjutasin Põhjataevas klaverile, siis käisin Austraalias, vaja Lõunataevas kirjutada, siis võtsin need galaktilise fantaasia, see kott lisaks veel ja nii edasi. Lõunataeva tsükkel 22 tähtkuju, tähistaevas on 88 tähtkuju, täpselt nagu klaverid lahve. Ja nüüd siis Soomes olles pikka aega pidasin nagu selle tsükli mõttes, siis langesin uuesti tsüklisse
heas mõttes ja kirjutasin siis edelad või ekvatoriaaltaeva. Ekvatoriaaltaevas seal siis oligi see, et see huiti muusika on ka päris seal on seal kirjas ja siis sinna juurdegi sonaadi ehk teekond linnude südamesse. Ja nüüd on juba oodatakse minult Reisti rahvataevas sünnis veel enne veel. See oli veel ka veel. Ja nüüd siis 5. osa ehk siis viimane 22 tähtku on põhjapolaartaevas. See ongi see, mis praegu mõlgub meeles. Siis kui see töö tehtud on, siis on kogu taevalaatus on muusikaga kaetud. Kaetud ja kogu sfäär. Ta on ennast nimetanud ka mitte niivõrd heliloojaks, kuivõrd vahendajaks. Mida ta selle all täpsemalt mõtleb sinu arvates? Ma mäletan, mitte arvates, vaid ma arvan, et ma tean, sest ta on nagu avanud oma südant ja vestelnud selle teemal, et me oleme astronoomide või amatöörastronoomide kokkutulekul olnud ja et tema UFO-vaatlus ja Siiri UFO-vaatlused on ikkagi märgist sellest, et nad on näinud maailma ja meid ümbritsevat taevalautust natukene teise nurga all. Lisaks on Urmasel selliste galaktikate omavaheliste pöörlemistega ja pöörlemisperioodidega ja nii siis sündisid universumi hääled, mis siis on olnud ka väga paljudes maades esitatud päris huvitavate kollektiividega. Ise mängisin saamani trummi veel, sest ma olen veidi natuke šamaan ka. Ja siis muidugi sellest isegi jäi veel väheks, sest siis ma hakkasin järjest kirjutama neid galaktilisi asju. Ja niimoodi see asi jätkub. Ma olen absoluutselt sel kindel, et 21. sajandi füüsika hakkab rääkima siuksest asjast nagu nulltranspordist. See tähendab seda, et ma ei hakka tervet see kera, mis meil siin on, see korpus, et see gravitatsiooniluba. Seda kuskile läkitada. Seda kuskile läkitada, kuigi mõned väidavad, on seda ka läkitatud. Aga see mentaal ja see teadmus. Hing või vaim või ükskõik, kuidas me teda nimetame. Täpselt niimoodi, hing või vaim ja siis seal võid uuesti taas kehastuda selliseks. Ja siis näed, et seal on samasugused inimesed nagu meil. Nad joovad samamoodi vett, nad panevad pidu, nad käivad saunas. Loodus on samasugune. Sinu isiklikud muljed on olnud sellised? Ma olen kontaktler, ma ei kirjuta tegelikult maist muusikat. Ma kirjutan kõike seda, mis mulle just kuskil see plejaadide tagant antakse, Aste-Euroopa ja vist Euroopa tähe tagant. Plejaadid ise on alles veel noored kuked, kuidas öeldakse, et need pole tänu päevalgi valmis saanud. Aga seal taga, kui kaugel seda ma täpselt ei tea, aga 45 valgusaastat, see ei ole üldse mingi kaugus ju. Aga kosmoselaevaga muidugi ei tule siia. Ja siis on... Ja selle järgi pole ka vajadust. Saab hoopis teisiti. Saabki hoopis teisiti. Mis ma raha pean raiskama siukest asjad? Ma saan ilma rahata ära käia seal. Ja ma saan selle vajaliku info kätte. Ja tõepoolest seal on olemas siuke planeet nagu näiteks Huiti, kellega ma suhtlen nende olenditega ja seal on ka samamoodi. Päike on natuke suurem, natukene kollakam või tummisem kollakam või oranžkollane, ütleme niimoodi, hästi mahe loodus. Siis on seal ka kuu on peaaegu 2 korda suurem kui maakuu ja seal on